Tere kõigile ja tere tulemast 15 minuti linna. Me alustame siin uue podcastiga Mustamäe 15 minuti linn. Miks Mustamäe, miks 15 minutit ja miks üldse uus podcast? Sellest püüame lähema veerand tunni jooksul aru saada. Mina olen Mari Torga ja minu kõrval on siin Mustamäe huvikooli Uhi uues helistuudios Mustamäe linnaosa vanem Aivar Riisalu. Tere kõigile ja tõepoolest 15 minuti linn Mustamäe on minu hinnangul väga õige lähenemine. Sellepärast, et natuke rohkem kui poole aasta jooksul, mis ma olen siin nüüd uuesti linnaosa vanem olnud, aastal 2004, mul oli see ainukordne võimalus ka siis, küll suhteliselt lühikest aega, kuna poliitiline koalitsioon muutus, aga nüüd selle aja jooksul ma olen hästi palju propageerinud seda, et Mustamäe puhul on positiivne see, et juba nõukogude ajal linnaplaneerijad suutsid ta paika panna ikkagi väga mõnusalt. Ehk meil on selline kompaktne elurajoon, korrusmajad, ümber selle on siis meditsiinikompleks Berchi näol, ülikool, metsa, Laki-Kadaka tööstusala ehk töökohad, vaba-aja veetmise võimalused on ümber majade, ümber elamukompleksi ja elamukompleksi sees on ilusasti ära põimitud kaubanduskeskused, lasteaiad, koolid ja neid on tõesti palju. Ja kõige ägedam on see, et siit viivad sellised magistraalteed inimesed ära, kui neil on vaja kuhugi liikuda, ehk tegelikult Tallinnas, ma arvan, ei ole teist linnaosa, mis oleks nii hästi planeeritud. Ja ma olen kogu aeg öelnud, et ainus probleem on see, et meie elamufond on ehitatud 60-70-ndatel ja selle järele aitamine on meie jaoks nagu tähtis ülesanne. Aga tegelikult, kui sa, ma olen naljaga pooleks öelnud, et kui sa tuled kodust välja, siin ei saa sündida, et seda peab tegema Pelgulinna sünnitusmajas, aga sa tuled siia elama ja tegelikult sa ei peagi siit linnast ära minema, sest sa saad siin kõike teha. Sa saad siin elada, õppida, töötada ja töötada ka muuseas väga kvaliteetselt selles mõttes, et ainuüksi Tehnopolis TalTechi kõrval on 4000 tarka töökohta. Nii et mina arvan, et kõikide kaasaegsete linnaplaneerijate suur unistus, kui te tahate praktikas näha, kuidas üks 15 minuti linn peab välja nägema, tulge meile. Siin on tõepoolest võimalik 15 minutiga inimesed jõuda kuhu iganes. Ja täpselt kõik eluks vajalik on 15 minuti kaugusel. No siin kuulates jääb mulje, et kõik ongi korras ja polegi mitte midagi vaja. Tule Mustamäele, jää Mustamäele või kui sa elad, et siis on kõik sul olemas. No korras päris kindlasti ju asjad ei ole, nagu ma ka lühidalt ütlesin, et elamufond vajab järele aitamist, aga üks põnev fakt on siiski veel. Kui ma tööle tulin, siis ma küsisin oma kolleegide käest, et öelge mulle palun, kui me võtame 5-aastase delta, milline elanike grupp on Mustamäel kõige arvukam. Ja ausalt öeldes üsna levinult tuli vastuseks see, et eks nad ikka sellised vanemaealised ja väärikad on. Aga minul oli statistika juba tagataskus ja tegelikult tuleb tunnistada, et Mustamäele sisse kirjutatud ehk ametlikult siis elanike registris on 3 kõige suuremat gruppi kui 5-aastase deltaga võtta noored 25–39 eluaastani ja neid on kokku umbes 17 800. Ja kui me paneme siia juurde, et need on parimas pereelu ja laste saamise eas inimesed, sest nii mehi kui naisi oli ka enam-vähem võrdselt, siis tegelikult võib öelda, et 2/3 Mustamäest on pigem noored ja 1/3 on väärikad. Et väga palju armastatakse erinevates aruteludes, kus ka Mustamäe teemasid käsitletakse, rääkida sellest, et see on nagu eakate või väärikate linnaosa. See tegelikkuses on siin väärikaid loomulikult, aga see selles mõttes minu õnneks ei vasta tõele, et meil on siiski ka noorte osakaal väga-väga oluline, mis tegelikult näitab Mustamäe elujõudu ja tegelikult näitabki seda, et me peame väga tõsiselt mõtlema selle peale, kuidas seda elamufondi teha inimväärseks just selles kontekstis, et siin oleks eakatel tore olla ja et siin oleks ka lastega peredel tore olla. Mis on kõige suurem probleem? On loomulikult näiteks see, et inimene võib täiesti vabalt, kui sa oled juba näiteks siiski eakam ja elad 5. korrusel, siis tõepoolest ilma liftita välja pääsemine võib olla päris keeruline. Isegi mina, kes ma enam ei ole ju päris esimeses nooruses, ausõttes jala 5. korrusel ikka tõsiselt mõtled, et mitu korda ma autosse käia tahaks, kui ma seal elaks. Et seda ma loen kindlasti kõige suuremaks väljakutseks, et mis sellest elamufondist nagu tulevikus saama hakkab. No sinu jutus on juba väga mitu korda käinud läbi elamufond. Teine asi oli see noored pered, noored inimesed ja eakad. Aga
võib-olla tõesti, et neid eakaid on meil 1/3, nagu sa ütlesid, siin Mustamäel. Aga see müüt sellest, et Mustamäe ongi eakate linn ja peamiselt elavad siin eakad ja kõige rohkem tegeletakse Mustamäel eakatega, see on väga kinnistunud niimoodi, et sellest ühekordsest rääkimisest ega see midagi suurt ei muuda. Samas, kuidas sulle tundub, kas see siin elavaid noori perekondi, kas see neid natukene häirib või teeb kurvaks või ärritab? Selline kuvand. No mina arvan tõepoolest, et noortele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud. Just tähelepanu selles mõttes nagu linnaosa kontekstis, et ega me nende käest ju väga palju midagi ei küsi. Ja kuna noored rabelevad ja jooksevad ringi, neil on omad probleemid, töö, lapsed, kool, lasteaed, nüüd me näeme ju, kuidas nad peavad koos lastega ka kodus veel õppima piltlikult öeldes. Seda siis seoses õpetajate streigiga. Ja loomulikult. Ja Covidi aeg oli keeruline. Aga tegelikult, kui me vaatame selliseid viimase aja positiivseid näiteid, siis tegelikult Männipargis me ju näeme väga palju lapsi ja lastega peresid. Ehk mina olen küll võtnud selle suuna enda jaoks natukene ka, et väärikad loomulikult on tähtsad. Ja väärikatele me teemegi üritusi sellepärast, et ega võib-olla nagu tuntavalt rohkem ka mingites meie meediakampaaniates tulevad need väärikad üritused välja, sest me tõepoolest teavitame ju päris aktiivselt oma tegevusi. Ka just ajalehest näiteks, seda loevad ikkagi reeglina ju inimesed, kes võib-olla nii palju internetti ei kasuta. Aga noortega ju samas ka näiteks sama huvikool siin, see on meie viimase aja ikkagi suur õnnestumine. Mustamäe huvikool siin on 45 erinevat õppesuunda, uus ilus maja ja tegelikult noortega tegelevad ju päris palju ka koolid, mis seal saata ka lasteaiad, lapsevanemad ju tegelikult pigem suhestuvad ka kooliga ja ka linnaosal, ütleme selles mõttes täisjõus tööl käivad noort inimest, igapäevaselt käest talutada ju otsest vajadust ei ole. Selles mõttes ta saab ju oma eluga ikkagi ise hakkama. Ja ütleme, kui lastega pered satuvad raskustesse, loomulikult ega me ju märkame seda. Ja tuleb ju kurbusega tunnistada, et ka lastekaitse erinevad kaasused on tõusev trend, perevägivald on trend. Ja me kõige sellega loomulikult tegeleme koostöös oma partneritega nii politsei kui munitsipaalpolitsei näol. Ehk ega, ütleme nii, et meie oleme ju, linnaosa on ju tegelikult oma olemuselt selles teenistusbüroo. Ehk meie oleme see eesliin, kust inimene peaks esimese toe saama, kui tal mingi häda tekib. Aga ma arvan, et meil on ka piisavalt palju rõõmsaid üritusi, kus me pigem seda kogukonna vaimu ju proovime ehitada, erinevad festivalid. Kõige ägedam asi, mida ma olen siin näinud, oli see kalafestival. Tästi uskumatu. Sügistormis istuvad mingid, ma ei tea, mitusada venda nagu tihedalt õlg-õla kõrval ümber parditiigi. Tegelikult ju linnas kala püüda ei tohi, aga see erakordne võimalus nagu seda üks kord aastast teha siis 3 päeva jooksul, see oli nagu väga naljakas. Selle nimel nagu tasub elada, kui sa selliseid asju näed. Et ütleme nii, et me ei pea kogu aeg olema sellised mornid, me võime ikka natuke nalja ka teha. Eks seda nalja tuleb sul kindlasti töös ette, aga sa ütlesid ka asjas, et kahjuks on perevägivald tõusev trend, et sina puutud sellega ka ju kokku, et see jõuab ka sinuni, kõik need kaasused, mis suurenevad. Kõik ei jõua, ütleme nii, et meil on ju 2 korda kuus turvalisuse nõukoda, kus meil siis kõik osapooled, kui meil on turvafirmaga leping aktiivperioodil, pluss siis munitsipaalpolitsei, politsei, me istume laua taga arutame asju, vaatame statistikale otsa ja kahjuks perevägivalla statistika on tõusev. See on varjatud vägivald, selleni jõudmine ongi meie kõigi ühine võimalus ja kohustus. Ma olen siin koos Voldemar Kuslapiga vahel laulnud Mustamäe valssi ja seal on ju ilus ja selge lause, et naabrite rõõmudes olen nüüd osanik, olgu seal pidu või pulm. Ehk siis head mustamäelased, kutsungi teid üles, et kuna me kahjuks ju, nagu ma ütlesin, elamufondi järeleaitamisega on meil veel töötada, et kui te olete naabrite rõõmudes osanik, siis proovige muredes osanik olla ja kui te tõepoolest kuulete, et majas on midagi sellist, mis ei peaks olema, ma pean silmas sõna otseses mõttes, andke mulle andeks,
sellist helilist fooni, eks ju, siis tasub reageerida, tasub huvi tunda ja kui vaja ka meile teada anda ja tegelikult ka jõustruktuuridele teada anda, see on meie ühine võitlus. Ja kurbusega tuleb tunnistada, et ka lastekaitsejuhtumid selle tagajärjel ju järjest on ka kasvutrendis. Ja me oleme siin selles mõttes kurvas seisus, et meid on isegi väga palju läbi ajakirjanduse rünnatud ja kahjuks meie tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest ju väga palju enda kaitseks rääkida ei saa. Kui täiskasvanud hakkavad ajakirjanduse vahendusel kaklema, lapsi jagama, mida iganes tegema, siis meie ametnikud on väga tobedas seisus, nad ei saa rääkida, sellepärast et neil lihtsalt pole seaduslikku õigust seda teha, aga kõlama jääb see, et Mustamäel on siuksed asjad juhtunud või siuksed asjad korrast ära, ehk tegelikult ka selles osas ma kutsun inimesi ikkagi mõtlema, et kui kahe täiskasvanu tüli läheb nagu lapse üle, tähendab, sa pead silmas ilmselt lapse hooldusõiguse üle. Läheb nagu ajakirjandusse, siis seal tegelikult tasub pigem jäädagi neutraalseks ja sellest ülearu mitte erutuda, sest et tõelist sisu ju me avaldada ei saa, aga tõeline sisu on meile teada, kuna meie suhtleme neutraalselt mõlema osapoolega. Kurb on see, et see trend on tõusev, jah. Ja üks hiljutine lugu oli ju mitte taaskord, mis võttis sind justkui linnaosavanemana vastu, jah? Nojah, eks see oligi see, millele ma siin vihjasin, ütleme niimoodi, kus ikkagi ajakirjanik nagu selgelt äratuntavalt rääkis ühest perest ja ütleme siis niimoodi, et kogukondlikult inimesed ju täna ikkagi suhtlevad, meil on erinevad sotsiaalmeediakanalid ja erinevad võimalused, tegelikult nii ei tohiks teha, ja me ei saanud jälle mitte midagi öelda ja siis hakkabki peale see foon, et te olete siuksed. Et natukene mina ikkagi olen võtnud enda kohustuseks ka seda, et ma pean oma inimesi ka kaitsma, sellepärast, et reeglina, kui inimesel on mure, siis nad tihti kipuvad muutuma ka agressiivseks ja tegelikult ütleme niimoodi, et valjuhäälselt nõudma, aga tihti on reeglid need, mis panevad ikkagi asju paika ja alati kõike ei saa selliselt, kuidas inimesed unistavad, et nendest reeglitest me ei saa kõrvale hiilida ja ei tahagi. Ehk me tegelikult proovime ikkagi täita seadusi ja seaduses on selgesti kirjas näiteks kõik abisaajate kriteeriumid on reguleeritud ja meie võimalused on reguleeritud ja teatud reeglitele kahjuks peavad ka inimesed alluma ja siis kui kellelegi tuleb mõnes küsimuses eitav vastus, siis pahatihti võib juhtuda see, et see tekitab väga suurt rahulolematust. Ehk tegelikult linnaosavalitsuse töötajad, kes sõna otseses mõttes seal kodanikega eesliinil töötavad, ma olen ikka tihti olnud tunnistajaks ja vahel pidanud isegi sekkuma, kus ikkagi ka mingi eetiline piir on ületatud. Aivar, aga üks asi, mis saate alguses jäi mainimata või täpsustamata, et me hakkasime kohe rääkima sellest, kui tore on Mustamäel elada, kuidas siin elamufondiga on mõningaid üksikuid probleeme ja nii edasi. Aga kuidas sulle endale tundub, kui palju mustamäelased teavad, et sina selles Mustamäe linnaosa vanema ametis oled? No ma arvan, et nad teavad seda täpselt nii palju, kui nad tahavad seda teada. Sellepärast, et ma olen elanud sellist kummalist elu, et vahel isegi enda tahtest sõltumata minust siin-seal midagi kirjutatakse. Ma olen olnud natukene kultuurivaldkonnas tegev, nii mõnigi inimene võiks läbi selle mind teada. Ja see, mida ma arvan ja tunnen, ütlen ma mustamäelastele Mustamäelehe juhtkirjas ju iga kuu alguses ära. Ütlen südamest, ütlen ausalt. Ja kui siis keegi veel ei tea, ju nad siis tulevikus saavad teada, aga minu põhimõte on küll see, et jah, mina olen teie teenistuses ja see ametikoht tähendab seda, et mina teenin teid ja minul teeb see rõõmu. Vastasel juhul ma ei oleks ju seda töökohta vastu võtnud, sellepärast, et ma olen oma elus teinud erinevaid asju ja kui mulle seda võimalust pakuti, siis ma tundsin, et ma olen juba nii küps ja eakas inimene, et ma arvan, et mul on empaatiat, et aru saada, mis meie hädad tegelikult on ja ma võib-olla saangi päris palju kaasa aidata, et see asjad niimoodi ei oleks. Aga kui palju sa tunned oma tööst seda, et sinuga käib kaasas sinu eelkäija Lauri Laatsi nii-öelda vari, et tema on ikkagi väga paljudele inimestele päris paljude aastate jooksul selliseks Mustamäe võrdkujuks saanud?
juhin tähelepanu, minu nimi on Aivar Riisalu, mina ei ole Lauri Laats ja võib-olla tõesti jah, alati ma ei ole nii libeda jutuga kui Lauri, ma armastan natuke otsemini öelda, kui võib-olla Lauri seda tegi, aga ma arvan, et ka sellest otsekohesusest inimesed ei kannata, vaid pigem võidavad. No ja selle sama otsekohesusega me ilmselt võime selle saate täna kokku võtta. Jah, see võiks nii olla küll, sellepärast, et mina arvan, et kui sul on midagi öelda, ütle otse, ütle ilusasti, ütle ausalt ja kui see kellelegi ei meeldi, siis proovime koos analüüsida, miks ei meeldi ja kuidas saaks paremini teha, et see meeldima hakkaks. Ja kuna aeg lendab ruttu ja see 15 minutit tõepoolest on alustuseks, ma arvan, täiesti piisav, aga ma tahaks kokku võtta selle esimese meie kohtumise sellisel moel positiivsel noodil. Et tegelikult me saame hakkama, meil läheb suhteliselt hästi, kui me toetame üksteist ja kogukonnad toetavad üksteist, annate meile teada asjadest, kus me saame näiteks appi tulla, nõu anda, siis tegelikult läheb elu palju-palju paremaks. Vähem kurjust, rohkem teineteise mõistmist, märkamist. Mina olen alati öelnud, et hästi tähtis on see, et meist keegi ei jääks üksi, ei tunneks ennast üksikuna, sest see oht tänapäeval on olemas, et sul võib olla nagu jube palju sotsiaalmeedia sõpru või keda iganes, aga tegelikkuses oled sa selles päris elus nagu väga-väga üksildane, sellepärast sa oled füüsiliselt inimesed enam omavahel eriti läbi ei käi. Ja loomulikult võt selles harmoonias ja tasakaalus elades ma arvan, et me saame oma ümbritseva keskkonna paremaks. Ja vaieldamatult võiks see formaat kujuneda ka selliseks, et kui teil ikka tõepoolest on mingi selline natukene üldisem teema, et kuidas te tahate või kuhu me liigume, näiteks kaasava eelarve puhul me hakkame ju nüüd õunapuu aedu istutama meie linnaossa, me küsime selle kohta juba informatsiooni, et kuhu neid panna, sest need tulevad projekteerida ja see on selline tore asi, me teeme viljapuu aedu enda keskkonda ja teeme selliseid asju koos, oleme rohkem sõbralikumad, arutame asjade üle, kui teil on mingi teema, millele te tahate saada vastuseid või analüüsi, siis me siit kaudu suudame seda ka kindlasti pakkuda. Ja teate, see, kui ma siin räägin, see ei ole minu jaoks probleem. Minu jaoks on pigem probleem olla ametnik ja kirjutada sihukest kuiva kantseliiti. Ma saan teie poole nagu otse pöörduda inimkeeli, siis ma olen selle üle ka väga õnnelik ja ma arvan, sellisel noodil me võime täna otsad kokku tõmmata ja näeme jälle. Ja näeme ja kuuleme jälle. Aga üks asi veel, et kui teil tekkis küsimusi, siis otse loomulikult, Aivar, sa küll ei maininud ära, aga arusaadavalt on ka teiepoolne tagasiside väga oodatud, sellepärast, et ega me ju ainult positiivsetest ja headest asjadest ei räägi. Paratamatult tuleb tegeleda ka sellega, mida lahendada, millised on probleemid. Mitte esiplaanil, aga neid ikka on. Head asjad võiksid meie üle valitseda, halvad asjad peame ära lahendama nii kui nii. No püüame. Ehk saame hakkama ja selline sai meie esimene Mustamäe 15 minuti linn podcast. Kohtumiseni järgmistes podcastides.